No terekest! Jälle on aeg üheks roadtripi videoks. Me oleme kõik eelnevad roadtripid käinud siis down south'is ja seekord me lähme hoopis up north'i. Meie üks kindel plaan on see, et me lähme külla oma siis farmi perele ja teine plaan on jõuda üles Kalbarri rahvusparki, kus me siis ka oma esimesel suurel roadtripil käisime. Kõik oleneb muidugi ilmast ja sellest, kui palju ja kas üldse on midagi vahepeal tee peal teha. Kuna siin Austraalias on põhimõtteliselt juba nagu kevad, september vist on kevad esimene kuu, siis ilmad lähevad järjest soojemaks ja igal pool võiks siis olla väga palju wildflowereid, et võiks olla wildflower season. Et siis meie üks põhieesmärk on leida ka mõni ilus wildfloweri põld. Siin muidugi wildflowerite alla läheb ka raps ja ma olen juba Instast näinud, et väga palju on põlde, kus raps õitseb. Eestis see on küll suht tavaline, aga siin see on vaatamisväärsus. Aga loodetavasti me leiame mingisuguseid lähedamaid wildflowerid ka. Kuna mul siis on neljapäeva päevaga Tauri ei võtnud neljapäeva vabaks, siis ma käisin poes. Ma ostsin meile söögimaterjali. Me tavaliselt siis sellisteks lühikesteks roadtripideks prepime nii palju foodi. Prepime siis nii palju toitu kui võimalik, et me ei peaks poes käimise peale aega raiskama, et me ei peaks söögi tegemise peale aega raiskama ja nii on natuke tervislikum ka, kui lihtsalt minna ja käia ja osta kuskilt väljast midagi süüa. Praegu siin hakkliha ja siin ma lõpetan siis suitsukana tükeldamist ja siis mul on juba sibul siin valmis, kurk, tomatid ja salati pakkisin ka ära. Ja siis mul on vaja veel avokaadot lõigata ja mõtlesin, et teeks soolakurkiga ülihea snack minu arust. Ma käisin täna esimest korda Costco's. See on siis USA poodide kett, kus siis sul on nagu membershipi värki. Ja kuna me nüüd elame, see oli Costco'l mega lähedal, siis me mõtlesime, et võiks minna ja vaadata, mida seal müüakse. Ja siis ma täna käisin ja ostsin meile roadtripiks erinevaid snäkke. Näiteks sellised sweet potato chipsid. Siis on sellised coconut rollsid, siis pork jerky, tahtsin öelda beef jerky. Ja siis meil on veel Eestis saadetust snäkke, mõnusat maiust ja hematogeeni batoone ja siis mingeid peekonipähklid. Ja siis seal olid mega odavad marjad, igast vaarikad, mustikad, maasikad. Praegu on nende season ka ja siis sellepärast nad on tegelikult tavapoes ka odavad, aga see on 1 kilone karp. Jam! Miu! Yumi! Me alustasime oma roadtripi ja jõudsime oma esimesse peatusesse, mis on siis selline väike linn nagu Pindoon. Siis kui me farmis elasime, siis me suht tihti Perti sõites tegime siin ka siis sellise enne linna pissipeatuse. Ja siis täna on täpselt sama plaan. Ja siis järgmiseks peatuseks on juba farm.
And while she hid her bed and then she gave up to my knees, begging me. Me käisime just farmis, see oli väga mõnus walk on a memory lane. Nüüd me sööme siin kohalikus pargis lunchi. Meil on tänaseks õhtuks üks campground bookitud ja nüüd me siis hakkamegi sinna poole sõitma ja tee peal äkki on kuskil wildflowereid, et siis saab äkki drooniga lennata ja mingeid lahedaid pilte teha. We'll see. To me, oh, to kiss me all around, and I'll be like a sailor. And when you get a taste, and you tell me what's my flavor, I totally got it. I believe that you're my savior. My mom says that she's worried, but I'm covered in his favor. And when we're getting dirty, I forget all that's wrong. I sleep so I can see you, 'cause I hate to wait so long. And I hate to wait so long. Me jõudsime enda camping-saidi juurde. Me ööbime täna Miners campgroundis ja siin lähedal on siis mingi Irvine River lookout ja nüüd me enne campingusse minekut siis me käime siin, vaatame, kas on see vaatamist väärt. Any other day, any other time, I'll be on my way. There was a time where you tried and you said, why would you fight what was inside? That wasn't part of the plan. Now I know, looking for certain reasons. Tell me there's something wrong with it. Tell me there's something inside that I need. You know I'm not gonna stay the night. See on siis meie camping-sain tänaseks ööks. Seal kuskil on WC. Siin on siis Parks WA campground ja see vist maksis mingi äkki mingi $20 või $30 öö. Selles mõttes on hea, et sa tead, et sai wild campi, et sa võid siin päriselt olla. Seda voodisse ei too. Got to move on through. Find somebody new.
korda elus päris laeva mis. Teist korda ja praegu on siis plaan käia erinevates lookoutides. I saw her in the rightest way, looking light and happy, laughing while she hit her bed and cried, and then she came up to my knees, begging me, would you please do the things you said you'd do to me, oh, to kiss me all the loud and love me like a sailor, and when you get a taste, you tell me what's my flavor. I don't believe God, but I believe that you're my savior. My mom says that she's worried, but I'm Teine tuli ka. Hello. praegu jätame selle üldse vahele. Siia. Ja edasi teha. Okei, kiit. Fall out of sight, forced to fade. See on siis meie tänaõhtune campsite. Siin Aussis on mingi selline lahe äpp nagu HipCamp ja siis farmerid saavad enda platse välja rentida ja siia tulles sa pead olema täielikult nagu self-sufficient, et sa
teoorias peaks olema nagu vets ja kõik sellised asjad ka, aga meil kahjuks ei ole, aga me saame ikka hakkama. Kui ohtlik see on. Austraaliast teed lõkke. Where's your eyes? Siin nad on. Kell on 5:20 hommikul. Ja we're ready to go. Day 3. Any other day, any other time, I'll be on my way. There was a time where you tried and you said, why would you fight what was inside? That wasn't part of the plan. Now I know. Looking for some reasons. Tell me there's something wrong with it. Tell me there's something inside that I need. You know I'm not gonna stay the night. Day 3. Ja me tulime siia Nature's Windowsi ja me lähme mingile 9-kilomeetrisele trailile. See 3-5 tundi võtab aega. Vaatame, kaua meil läheb. Peace out. Praegu on sitaks külm. Ilmateataja näitas 11 kraadi. Tule Austraaliasse, siin on soe. I've been hazy lately, got a lot on my mind, on my mind, on my mind. Won't you save me daily? There's answers I can't find, I can't find, I can't find, I can't find. Impatient faces like I'm not good for you, good for you, good for you. Trying to escape this, and answers will come true. There's answers I can't find.
käisime seal ujumas. Me alustasime kuskilt sealt. Ja siis läksime mööda seda äärt sealt. Ja siis sealt tagant ringiga siia samasse kohta tagasi. Cool. See on reaalsus, mis siin tegelikult toimub. Nii et pro tipp, tulge hommikul 6:30. Done and dusted. There's lots of fun ahead, so tune in to make sure you don't miss out. Käes on day 4 ja täna on põhiliselt kojusõidupäev, aga siis me käime vaatama GTR-seid vaatamisväärsusi. Beachi nagu Dynamite Bay. See oli kunagi farmis elades kõige lähim beach siin Oceani ääres, kõigest mingi paari tunni sõidu kaugusel. Aga see on suht räpane ja ilm on päris külm. Et me vist ei võta täna väikest, nagu me algusest plaanisime. Ja siis me vist lihtsalt sõidame koju. Jõuame varem koju, saame uueks nädalaks preppida. That's about it. Näeme järgmises videos. Bye!